tere, minu nimi on Matis. Võtsime koos perega ette reisi Lätist Itaaliasse ja tagasi. See oli pea 7000 kilomeetrit rõõmu ja seiklust koos Volkswageni elektriautoga ID.3 Pro S. Kas laadimispunkte on piisavalt? Kui palju see kõik maksab? Ma näitan ja tõestan, et elektriautoga reisimine on mugav ja väga soodne. Esiteks on teele jäämine ebatõenäoline, sest laadimispunktid on kõikjal. Isegi Lätis, kus iganes sa viibid, on lähim laadimispunkt 30 kilomeetri raadiuses. Teel olles kasutasin eelkõige Ioniti laadimispunkte, sest Volkswageni WeCharge'i kaardiga oli seal kõige soodsam hind. Auto näitab navigatsioonisüsteemis laadimispunkte ja teab isegi, millised neist on parajasti hõivatud. Teiseks on laadimine muutunud aina kiiremaks. Ülikiire laadimisega laadisin 5%-st 80%-ni vähem kui poole tunniga. Samal ajal saab nautida kohvi või jäätist ning mõne aja pärast autoga taas edasi sõita umbes 400 kilomeetrit. Kolmandaks on hind vägagi taskukohane. Meie 16-päevase sõidu maksumus oli vaid 540 eurot. Kui peaks sama maa ehk 7000 kilomeetrit läbima sisepõlemismootoriga autoga, oleks maksumus umbes 1000 eurot. Seega oli elektriautoga reisimine 2 korda soodsam. Esimene nõuanne. Järgi laadimisseadmel või mobiilirakenduses olevaid kirjeldusi. Mõnes kohas tuleb maksta elektrikoguse eest, teises kohas laadimisjaamas veedetud aja eest. Teine nõuanne. Jälgi, et laetuse tase ei langeks alla 30 kilomeetri, et oleks võimalus igaks juhuks veel kuhugi mujale sõita. Kas elektriauto töötab kuumas kliimas halvemini? Ei. Me ei lülitanud konditsioneeri üldse välja ja sõita oli mugav. Kas mägedes probleeme ei olnud? Samuti mitte. Mägedes oli tarbimine isegi väiksem kui maanteel, sest kiirus on väiksem ning allamäge sõitmine ja pidurdamine laeb akut. Kas reisiksime veel? Kindlasti. Rohkem meie seikluse ja Volkswagen ID.3 Pro S kohta saad teada veebilehelt volkswagen.ee. Oleme positiivselt laetud. Kohtumiseni teel!